Tere ka minu poolt, olen Krista Molenok, juhin igapäevaselt Eesti NATO ühingut. Aga nüüd viimased 4 aastat olen tihedamalt tegelenud ka küberprojektidega, et minu huvi IT-valdkonna vastu hakkas juba 92. aastal. Mul õnnestus Tallinna 21. koolis õppida programmeerimist natukene ja ka keeli sai süvendatult õpitud. Tollal koolis veel arvutit ei olnud. Käisime Tartu maanteel ühes arvutiklassis, mis oli vist Junior Achievement programmi raames olemas. Nii et siis hiljem ma tegin internetiäri, asutasin siis Raamatupidaja 2000 aastate alguses ja nüüd see on siis, see äri läks Äripäevale. Ja siis on mõned põnevad projektid veel vahepeal ja siis asusingi 8 aastat tagasi Eesti NATO ühingut juhtima. Et see on väike taust, et võib-olla miks ma siin olen või miks ma nende asjadega tegelen. Eesti NATO ühing korraldas 2015. aastal seminari. Tegemist oli digitaalne Euroopa ja ka küberteemad olid tol ajal käsitluse all. Ja peale seda seminari, see oli mõeldud õpetajatele ja ka koolijuhtidele. Peale seda seminari Põltsamaa ühisgümnaasiumi õppejuhatajad ja Mikson pöördus minu poole, et tegelikult neil on väga konkreetne plaan, et nemad soovivad hakata küberkaitse õppesuunda avama kohe-kohe, et kas ma olen nõus abistama. Ma olen nagu oodanud eluaeg mingit sellist põnevat väljakutset, miks mitte, et millal siis te plaanite? Oi, paari kuu pärast. Ja siis me terve suvi töötasime. Tuli appi ka Kaitseliidu küberkaitseüksus ja Riigi Infosüsteemi Amet ja ka Kaitseministeeriumi eksperdid ja ka Haridus-Teadusministeerium. Nii et see esmane küberkaitse selline hariduslik kokkupuude oli siis 2015. Siis Arnes mõned aastad ja oli juba järgmine aasta Arnes laiali niimoodi, et oli võimalus korraldada üle-euroopalise kübervõistluse eelvõistlust siin Eestimaal ja kokku panna meie kübertiim. Ja siis ma tutvusin ka Birgi Loorentsiga ja Triin Muulmaniga, kellega me siis hiljem olemegi nüüd selle küberkaitse valikkursuseni ainekava kõigepealt välja töötanud ja nüüd oleme jõudnud ka siis viimase aasta jooksul digiõpikuni ja ka õpetajaraamatuni. Et see oli selline kiire sissejuhatus, aga nüüd alustaks võib-olla pilt räägib rohkem kui 1000 sõna ja meie siis tutvustav küberkaitse ja valikkursust tutvustav video. Tere, mina olen Krista Molenok, Eesti NATO ühingu juhatuse esimees ja küberkaitse digiõpiku projektijuht. Kõik saab alguse koolist, nii ka minu puhul. Nimelt, 1992. aastal alustasin oma IT-alaseid õpinguid just siit, Tallinna 21. koolist. Ja saadud teadmised on olnud mulle väga vajalikud hilisemates õpingutes ja ka töökohtades. Tere, mina olen Mirel Merirand. Mis on küber? Tihti jääb see mõiste arusaamatuks ja arvatakse, et mind see ei puuduta. Kui sul on smart idee, sul on internetipank, kui sul on kodus seadmed, mis töötavad läbi võrgu, siis see juba puudutabki siin. Mis mõttes? Jälle! Sinu telefoni pole veel sisse murtud. See on sinu valik, kas näha tõde või elada teadmatuses. Küberturvalise valdkond muutub aasta-aastalt üha järjest tähtsamaks. Üha enam andmelekkeid tuleb avalikuks ning inimeste privaatsed isikuandmed tekivad internetti. Ja siiski arvan, et on andmeid, mis võiks jääda meie endi kontrolli alla. Seepärast olen valinud valdkonna, mis võimaldab mind täiendada pidevalt IT-alaselt
ning teha ratsionaalseid otsuseid küberruumis. Erinevad võistlused on justkui seega ulmefilmidest, kus tuleb kiiresti arvuti ära häkkida, kellegi andmed ära varastada või matemaatiline probleem ära lahendada. Tulevik on arvutid. Arvutid on inimeste loogika, mis sageli eksib. Meie töö on leida see loogika viga ning parandada see enne, kui see kurjategijate poolt lahaks tehakse. Mõte hakata gümnaasiumis õpetama küberkaitset tekkis koolis aastal 2015, kui ühe laua taha istusid maha kooli juhtkond ja Kaitseliidu esindajad. Keegi käis välja idee, miks mitte rääkida lastele droonidest ja küberkaitsest. Kool sai sellest nii palju innustust, et 2015-16 õppeaastal avati koolis küberkaitse õppesuund. Ja seda kõike tänu headele koostööpartneritele, Eesti NATO ühingule, Kaitseliidu küberkaitseüksusele, TTÜ-le ja paljudele välislektoritele, kes on selle suunatööle hästi palju kaasa ainult. Õppimine on huvitav, sest meil on palju praktilisi tegemisi. Me seadistame ruutereid, ehitame droone, roboteid ja programmeerime neid. Meil võimaldatakse põnevaid õppekäike kohtadesse, kuhu tavakodanikel puudub ligipääs. Näiteks nagu Estonia showroom ja NATO küberkaitsekeskus. Õppides küberkaitset avanevad sul uued võimalused ja tulevikutöökohad. Nimelt lähiaastatel on loomisel üle 3,5 miljoni töökoha üle maailma, mis kõik on seotud küberkaitse valdkonnaga. Nii et vali gümnaasiumis küberkaitse valikkursus ja saa osa põnevast innovaatilisest elust. Siin ruumis istub ka Birgi Loorents, kes on digiõpiku peatoimetaja. Aga ma lühidalt annan ülevaate, kui on veel küsimusi, täpsustusi, et siis kindlasti selle 2 päeva jooksul on võimalik kasutada seda võimalust. Tegemist on valikainega, 35 ainetundi ja see õppematerjal ei ole nüüd piiratud täpselt 35 tundi, et tegelikult on võimalik jagada see niimoodi, et miinimumprogrammi saad läbitud, kui ka siis edasi jõudnutele pakkuda, et siis seal on, me tutvume kohe selle ka kodulehega või tähendab selle digiõpikuga lähemalt, aga et ta on nagu paindlikum ja seal on rohkem kui see 35, kui miinimumprogramm nagu ette näeb. Ja siin kõrval paremal pool ongi ära toodud, et see digiõpik jaguneb meil 3 moodulisse, et moodulitel on siis ka veel allosad, mida see infoühiskond, risk ja oht ja edasiõppimine ja karjäär. Lisaks on siis ka abiks osa, kus on nii terminibaas ära toodud kui ka õpetamaterjal, mis on ligipääsetav vaid parooliga, nii et õpilased seda ei näeks. Ja loomulikult igas moodulis on nii teooriaosad, seal on videod, ülesanded, ka testid ja hindamine oleks siis arvestatav või mitte arvestatav ehk siis sõnaline mitte eristav. Näitaksin keskkonda. Et te võite tegelikult endale selle aadressi sisse panna, praegu kõik, kes soovivad, saavad tegelikult ka ligi. Ma korra näitan, mis suuremad, et siis on kohe, saate panna endale sisse ja edasi vaadata üks hetk. Nii, https, siis on www.htk.tlu.ee, /digitaru, /küberkaitse, /front, sidekriips matter, introduction,
siis me näeme kõik seda ühtemoodi. Nii, siinsamas on üleval on olemas. Okei, ma võtsin selle korpuse aadressi, lugesin igaks juhuks ette. Nii, ma tõmban seda natuke siin suuremaks. Et kui teil on ees, siis teil on võimalik vaadatagi, milline on see struktuur. Mina olen... Jaa, siin üleval on tegelikult olemas. See on väikse. Komandiga saad zoomida sisse. Komand ja hiirega kahe näpuga zoomid sisse. Komand. See koht, jah. Okei, komand, jah. Okei. Ma panen sinna veel esitlused, sealt saab veel vaadata siit. Ma panen teil tumedaks, et siis on parem vaadata. Üks hetk. Nii. Kas on liiga hele, või näete, kellele see aadress praegu ei läinud? Kas on kellegi probleeme? Kas saite sisse? Olete sees? Ei ole kellegi rohkem täpsustusi praegu? Saite? Et mul on endal ka 2 tütart. Üks on siis gümnaasiumisse just asunud õppima ja teine tütar on 12-aastane. Ja eile tegi väikse testi nagu nende peal ka, et läksime sinna, ma panen selle ette, et läksime sinna keskkonda ja ütleme niimoodi, et see 12-aastane tütarlaps mul, tema võiski neid erinevaid vahvaid videosid vaatama jääda, et siin igas osas on siis jah, on need pikemad ekspertide poolt sisse loetud teatud teemad, aga loomulikult ka põnevad videod, mida on siis tehtud nii välismaal kui ka siin Eestimaal. Ja samas saab kohe kontrollida oma teadmisi, et siin on olemas. Et mis on näiteks selline küsimus, et milline alljärgnevatest on Eesti riigi loodud? Kas on eesti.ee, stuudium.com, e-kool.eu, siseveed.ee, mis te arvate? Kes julgeb pakkuda midagi? No, mis on Eesti riigi poolt? Mis asi siseveed? Ma vaatame, kontrollime oma teadmised. Ei läinud seekord pihta. Mis veel võiks olla? Loomulikult. Vaatame. Nii, isegi siis, kui läheb nagu esimene kord, siis saab tegelikult alati vaadata ka neid õigeid vastuseid. Et jah, sellised need võimalused siin on. Siin on ka näha, kas CERT Eesti kuulub Riigi Infosüsteemi Ameti koosseisu. Mis te arvate? Kuulub või kuulub? Päris rasked küsimused on ju. Kuulub või? No, proovime. Juhuu! Olemas. Et tegelikult jah, siin on veel teisigi küsimusi. Et sa saad väga kiiresti kontrollida oma teadmisi seoses selliste erinevate küsimuste vastuste abil. Nii et nüüd te saate kindlasti juba täpsemalt ise tutvust teha meie õppematerjaliga. Ja kindlasti ma soovin ära mainida, et selle digiõppematerjali nii õpetajaraamatu kui digiõpik on üle vaadanud ka eksperdid ja oma retsensioonid teinud. Et nendeks on siis 2 eksperti, Tõnu Soop, tema ongi ise informaatikaõpetaja, IT-juht, ma ei tea, võib-olla keegi Hiiumaa gümnaasiumist on tema kokkupuude. Ja teine ekspert on Andrus Padar, kes on siis Kaitseliidu küberkaitseüksuse pealik ja tema aitas ka meil Põltsamaa gümnaasiumis luua siis esimest ka ainekava. Meil on läbinud ka pilootimise need koolid, kes siin on kirjas.
on nii õpilased kui õpetajad on andnud oma tagasisidet ja oleme püüdnud ka siis oma programmi või oma digiõpikud vastavalt ka täiendada. Aga alati kõik ettepanekud, ideed on teretulnud. Nüüd septembri lõpuks peaks ta olema täiesti meil valmis, et meil on viimane ülevaatamine meil käimas. Ja nüüd, kui juba teie koolis õpetatakse küberkaitset, et siis oleks väga hea sellest teada, kui veel mitte, aga plaanitakse, teil on huvi, et siis ma olen väga tänulik, kui te võtategi minuga ühendust ja siis ma saan kindlasti soovitada teile erinevaid eksperte, võib-olla ka õpetajaid, kes teie koolis võiksid käia ka lugemas või erinevaid külastusi siis oma õpilastega teha, nii et ma loodan sellist meeldivat koostööd ja igal juhul suured tänud teile tähelepanu eest. Ja nüüd järgnevalt ma annaksin sõna üle. Mirel on juba nüüd tuttav tänu videole. Ma tahtsin küsida kõigepealt enne, kui ma üldse alustan, et kas kuskil koolis juba antakse, ma ei tea, kust koolidest te olete, aga kas olete tuttav, et selline ainekava on olemas või antakse juba teie koolis? Ei ole. Aga kas te ainekavast? Üks on, Kristjan peaks ka käe tõstma, aga et sellest ainekavast ei olnud ka kuulnud. Ainekavast meil tuleb enamus. Okei. Lihtsalt selge. Et mina olen siis Mirel Merirand ja umbes 3 aastat tagasi ma hakkasin jälgima, ma tegelen palju lastega, et nende nii-öelda kõnepruuki on ilmunud mingisugused väljendid, ma ei tea, kuhu seda suunata. Kuhu seda suunata? Ei pea või? Siis ta vist lihtsalt ei taha liikuda. On ilmunud mingisugused väljendid, millest ma aru ei saanud ja siis ma sain aru, et need tulevad nii-öelda internetist ja küberruumist ja hakkasin siis uurima seda valdkonda. Ja sain teada, mul ei ole mingit informaatika, programmeerija, mitte mingit tausta selles mõttes, et täiesti nullist nii-öelda, mul on magister ettevõtluses, mis on küber. Ja siis ma avastasin, et see on ikka üks hästi põnev, väga põnev valdkond. Ja nüüd ma tahakski soovitada, et ma lugesin just hiljuti läbi Armin Kõomäe raamatu Hea firma, kes keegi teab seda. Et kui üldse ei tea mitte midagi, siis võib sellest raamatust alustada. Et see on tegelikult firma, mida juhib AI, nagu Artificial Intelligence. Ja kui juba on natukene juba teada, et siis on selline propagandasõda 21. sajandil on siis teine siuke raamat. Et need on sellised head sissejuhatused, et kui põnev see maailm tegelikult on. Siis ma saingi teada, et NATO ühing teeb ainekava ja liitusin nendega ja sain kaasatud. Ja nüüd 3 aastat hiljem olen juba natuke targem. Et ma tahan öelda lihtsalt seda, et paljudes koolides õpetajad ei võta seda ainet sisse ka valikainena, sest nad arvavad, et ei ole kedagi, kes oskaks seda ainet nagu anda. Et siin ei olegi sellega üldse midagi pistmist. Et kuna see õpik ise on interaktiivne ja väga sisukas, siis õpetaja õpib ise ka samal ajal, kui ta õpetab ja nagu need asjad siis liiguvad edasi. Et mis see küber üldse on, et see on ka paljude jaoks võib-olla liiga selline müstiline sõna ja täpselt ei saa aru, eks ju, on siin digi ja küber ja infoturve aga põhimõtteliselt on see kõik, mis on tehnoloogiline, Bluetoothist kuni isesõitvate autodeni ja kui lapsed juba täna neid droonidega ja Starshipidega endale pitsasid tellivad ja asjad koju tulevad, barbinukud ja robotid on meil võrku ühendatud, mida saab vabalt sisse häkkida. USA's on juba aina enam levib see, et häkkerid nii-öelda ka häkivadki nendesse mänguasjadesse sisse, suhtlevad lastega, eks ju, et siis me peamegi aina varem. Tegelikult gümnaasium on juba nagu hilja, mitte hilja, aga juba päris siuke viimane aeg sellest rääkida. Et tegelikult mul ongi just tulemas lasteaia robootikaõpetajatega küberkoolitus
ja mul mingi eile panin kuulutuse üles 25 registreerunut on juba, et see huvi on suur tegelikult just, kuidas lastega laste keeles sellest rääkida. Ja seda enam me peame sellest ka nagu ka gümnaasiumis rääkima, sest me nii-öelda kiigumegi kogu aeg siin virtuaalse ja reaalse maailma vahel, et enam ei olegi nii-öelda füüsilist ja virtuaalset maailma, on üks maailm. Ja nagu me räägime liiklusohutusest, siis me peame rääkima ka nendest ohtudest, mis seal valitsevad. Ja selles digiõpikus on ka üks Pealtnägija filmilõik, või Radar oli see, mul on natuke sassis, kus ma ka nagu viitan sellele, et lapsed küll ise õpivad seal, eks ju, ja katsetavad neid asju, aga kuskil on piirid. Ja täna hommikul just käis mul küberekspert Sille Laks tunnis rääkimas. Tihti lapsed ise ei tea, kus need piirid on, nad on kogemata kuskile sisse häkkinud või mingisugused serverid maha võtnud lihtsalt katsetamise pärast ja siis on politseil ukse taga ja siis vastutab ikkagi laps, eks ju. Ja kui ta on alla 18, oligi 2 juhtumit, siis on jah nagu koduarest, eks, või on mingid trahvid, 18-aastane pannakse juba ikkagist vangi. Ja tihti ja ka nüüd täna just, eile siin jah, et ütleme, et gümnaasiumi ja põhikooli osas on, ma ei tea, kuidas teie koolides on, aga Tallinna koolides on, et vanalinna koolides kanep levib näiteks ja seda tellitakse ka ikkagi mustalt turult ja nii-öelda deepwebist ja tihti nad ei mõtle ka seda, et nad tellivad seda sealt siis kuskilt nii-öelda dark web või deep web, eks dark web vist on see jah, et nad tellivad sealt, et keegi ei näe, on ju läbi torri, et kõik on anonüümne, aga tegelikult vahel jääb ikkagi see, kes selle kauba kätte saab. Ja siis on jälle nagu pahandust palju. Aga just, et neile tulebki rääkida, et ei ole anonüümsust, et nad arvavad, et see on selline supervõime seal internetis. Et see on nagu üks ja et turvalisus on meil ajas muutuv, eks ju, seda me teame. Ja inimene on ikkagi kõige nõrgem lüli igas turvasüsteemis ja sellepärast ei olegi kunagi liiga palju sellest küberturvalisusest rääkimist, eks ju. Et kunagi ei tea, kus see viga võib nagu tekkida. Minu sellised peamised teemad, millest mulle meeldib või mida ma rõhutan oma tundides, kuna ma ise programmeerija ei ole, et siis ma räägin sellistest nii-öelda käitumisest, eetikast, on siis see propaganda, miks mulle ka see nagu propagandaraamat on väga hea raamat, Raul Rebane ka soovitab seda, see on selline viimase aja kõige parem, ja küberkiusamine. Ja küberkiusamisega, jah, selleni jõuan, et tõde ja tõelaadsus, et 21. sajandi oskused, eks ju, on kriitiline mõtlemine, siis ongi selle tõe nii-öelda arusaamine, mis on siis tõde, vahet tegemine, valeuudistel, õigetel uudistel, allikakriitilisus, et kõik see käib ka nagu selle kübertarkuse ja küberteadlikkuse alla tegelikult. Mida uskuda ja mida mitte uskuda ja kõik on tegelikult suhteliselt usaldusväärne. Ja kuna sõnad on relvad ja tihti lapsed ei taju tegelikult ka seda, kui mõjusad need sõnad on ja mis kontekst ja kuhu nad seda, just näitas jälle täna hommikul Sille, et Facebooki oli tehtud see anonüümuste grupp, Eesti mingisugused inimesed, keskmine vanus 12–17 aastat vanad, operatsioon anonüümused on need valge maskiga siuksed, siis need anonüümsed interneti häkkerid, tegid grupi operatsioon Võtame Eesti riigi maha. See oli Operation Estonian Government Down või midagi sellist. Avalik nii-öelda, siis tegid nagu evendi laadse postituse, mis oli siis public ja kutsusid sinna inimesi, mida nad siis tahtsid maha võtta siis Eesti riiki ja target oli pandud eesti.ee koduleht, IRL, keskerakond.ee, ma ei tea, miks sellised valikud. Ja siis sinna alla pani üks õpilane kommentaari, kuulge, et tehke midagi e-kooliga ja e-kool.ee, pani aadressi ka. Ja loomulikult see poiss oli 16-aastane ja ütleme paar päeva pärast seda postitust oli politsei tal ukse taga.
sest tüüp oli veel nagu selline, et tal oli Facebooki konto peal ka oma koduaadress koos korterinumbriga. Et noh, et võt sellised asjad nagu on, eks ju, aga jah, et sellepärast me peamegi nagu rääkima ka sellistest nii-öelda pehmetest asjadest, et ma ei räägi üldse nagu mingitest koodi kirjutamisest, eks ju. Aga et jah, vot. Ja siis küberkiusamine on ka mul suht selline hingelähedane, kuna on olnud juhtumeid, kus need on viinud ikkagi enesetappudeni ja tihti me ei näe seda, me ei kuule sellest ja kuna ma olen ettevõtlust, siis mul tekkis selline üks nii-öelda õpilasfirma või nii, kes tegelevad küberkiusamisega ja me jõudsime omadega eelmise aasta kevadel ka Teliasse, et me teemegi nüüd Telia suurima julgusega ka koostööd ja just nüüd sügisel me olemegi järgmine nädal järgmisi samme paika panemas ja see ei olegi nüüd nii suur avastus, on ju, aga Telia tegelikult on ju seda kampaaniat 2 aastat teinud, nad on väga edukad olnud, nad on pildis, aga koolides probleem ikkagi kestab ja jõudsimegi siis ikkagi selleni, et kui 10. klassi poisid lähevad 6. klassi lastega sellest rääkima, siis need lapsed avanevad palju rohkem ja palju rohkem infot tuli seal, kui me üldse võisime teada. Ja kui me arvame, et kõik on hästi, siis me tegelikult see on ka illusioon ja me olemegi loomas sellist nii-öelda mentorsüsteemi, kus siis on nii-öelda gümnaasiumi lapsed siis nagu 2., 3. kooliaste lastele nii-öelda toeks, mentoriks, nad on olemas, nad on nii-öelda usaldusisikud ja ei toimi ka see, kui tuleb keegi tähtis tädi, näitab slaide, teeb Kahooti, Kahoot on väga tore, aga et sul on siin nagu 40 last, tavaliselt pannakse kõik klassid kohe kokku, kui mingi külaline tuleb, eks ju, et kõik kuulaksid, saaksid infot, aga lapsed seal ei avane nagu üldse ja see info jääb ka kaugeks, et pigem me tegime siis niimoodi, et igal poisil oli siuke 8 last, siuksed väiksed grupid ja nad suhtlesid omavahel ja see toimis väga hästi, et me kindlasti nagu jätkame seda ja ma tahan öelda, kui teie koolis ka, et kui te soovite nagu sarnast nii-öelda me oleme loomas sellist nagu struktuuri, et kuidas see võiks nagu ideaalselt toimida, et kui te olete ka loomas või tahate luua, et siis teeme kindlasti koostööd. Et Telia on nõus ka oma käe nii-öelda alla panema ja teeme võib-olla kevadel sellise suurema ürituse, kus me täname neid noori gümnasiste, kes sellist vaeva nagu näevad nende lastega. Et jah, et JPG-d on igavesed ja need ei kustu kunagi, et kõik need nii-öelda poolkogemata üles laetud pildid ei kaoselt kunagi ja mis need poisid ise kusjuures, nad on ka siuke 16-aastased, tulid selle peale, et võiks täitsa nagu seadust muuta selles mõttes, et kui inimene kunagi tööle läheb, et täna küsitakse politsei raportit, eks ju, tehakse kui värbamisel. Ma tean, ma töötasin ise kunagi värbamisfirmas, siis ettevõtted tahtsid selle inimese nagu tausta uurida, kui küsisid nii-öelda kriminaalrekordit. Et võiks ka nüüd olla see, kui see inimene on kunagi kedagi küberkiusanud, et see on ju kõik tegelikult üleval seal internetis, et siis see ka nagu mõjutab seda tööle saamist näiteks. Et see võiks olla nagu ka kuidagi karistatav selles mõttes. Ja samas jälle olid nad nagu nii mõistvad, et see, kes kiusab, et tegelikult peab teda ka aitama. Et me ikkagi mõtleme kõikide poolte peale, et tavaliselt see, kes kiusab, tal on endal mingisugused kas kodused probleemid või mingisugused allasurutud probleemid või mis iganes, et ka temaga tuleb tegeleda, aga ka kuidagi vaikselt ja vot, et mis need head meetodid siis on, eks ju. Et sellest on hästi palju doktoritöid kirjutatud ja et see laastab seda vaimset heaolu ja viib selle ka kanepi suitsetamiseni, mis siis omakorda mõjutab närvisüsteemi ja viib veel võib-olla hullemate tagajärgedeni. Ja et turvalist pilve ei ole olemas, et see on kellegi teise server. Et nii on, et me ei saa nagu seda unustada, internetti ja andesta. Ja mis on nagu tore, et ikkagi on jah, et ennustatakse või arvatakse, et 3,5 miljonit täitmata töökohta on paari aasta pärast küberkaitse valdkonnas. Et tasub ja ka mitte just ainult nii-öelda see nii-öelda nende, kes tegelevad siis mingi viirusetõrje või pahavarade takistamise ja aukude otsimisega, aga ka küberkindlustusmaaklerid, õpetajad, koolitajad ja nii edasi, et kõikides valdkondades.